tere! Päris kaua aega on möödas sellest, kui ma viimati video tegin, sest et olin vahepeal väiksel puhkusel. Käisin nautimas ilma Vietnamis ja nüüd ma olen tagasi. Ma tahtsin rääkida ühest asjast, mis on toonud päris palju kõneainet viimasel ajal minu tutvusringkonnas ja igal pool Facebooki gruppides ja kõiges. Küsisin nimelt sellise küsimuse, et kas inimesed valivad maaklereid, mille järgi nad valivad maaklereid, ettevõtete, nende enda pärast ja nii edasi, onju. Ja siis vastas mulle üks härrasmees, et tegelikult ei võtaks üldse maaklereid sellepärast, et näiteks räägime üürikorteritest, onju, et igaüks oskab ise KV-s selle nii-öelda kuulutusi üles panna ja et põhimõtteliselt, et siis maaklerid on röövlid. Et kui meid nimetati, kohe mõtlen ka nüüd. Et me keevitame hästi palju juurde hinnale. Just nagu, et kui ürikus maksabki mingi summa, et miks te siis sama palju võtate seda vahendustasu, onju, et siis on ju, et see on ulme summa, et ta võib ise ka seda nagu pakkuda. Aga siis ma mõtlesingi, et okei, selles suhtes õigustatud küsimus, aga lihtsalt see nii-öelda fakt, et me nii-öelda nüüd oleme ahned ja kui tahame raha ära võtta, see on väär. Ja see, miks ma seda nüüd räägin ja kuidas ma seda selgitan, on see, et kas teie olete üldse kursis, mis hindadega on kuulutused portaalides? Mis hindadega on City kuulutused, mis hindadega on KV kuulutused ja kui sa ikkagi tahad ju, et sinu kuulutus oleks väga-väga nähtav, siis see võiks olla ka mõnes pisemas veel. Et tõingi välja 3 erineva siis kinnisvaraportaali kuulutuste hinnad eraisikutele. Nii, ma kõike ei hakka välja lugema, aga ma toon põhilised. Näiteks nüüd, kui sa üürid välja korterit, siis kinnisvara24 on kõige odavam, aga seal ei ole ka nii suur vaadatavus, et City24 on ikkagi see, mis on tulemuste poolest kõige parem olnud. Ja näiteks, kui sa annad korteri ise üürile, otsid üürilist, paned selle KV-sse ülesse, siis ütleme niimoodi, et 30 päeva kuulutamist on 25 eurot. 60 päeva kuulutamist on 30 eurot ja 90 päeva on 35 eurot. Nüüd City24 on suhteliselt sarnased numbrid, aga nüüd mõelge sellele. Sul on korter 250 eurot või 300 eurot üür. Praegusel hetkel ei ole see üüriturg just kõige lendavam, sest et koolid hakkavad läbi saama, varsti noored ei otsi endale üürikaid, see on ju sügise teema, onju. Et oletame, et see kuulutus jääb sulle rippuma 2 või 3 kuuks. See on selline juba põhimõtteliselt 100 eurot, onju, 100 eurot miinust. Ja siis, et ikkagi kuulutust panna, siis oleks ju viisakas, kui on ka fotograafi pildid, sest et emotsioon müüb kõik see, kuidas sa seda kuulutust presenteerid, kuidas sa seda näitad, et see maksab. Ja fotograafi hindadest ka. Igal ettevõttel on oma fotograafid, kellega neil on omad kokkulepped, aga nüüd, kui on eraisik ja eraisik tahab endale siis professionaalset kinnisvarafotograafi, sellist, millist Sandra kasutab, et kes kannatab ka veel sellist nagu kriitikat, mis Sandra ütleb ja mis ma soovin, on ju, et mu kuulutused oleksid perfektsed, et klient tunneks, et kõik teenus, mis ma talle pakun, on seda väärt. Et siis eraisikule selline asi läheb maksma alates 60 eurot kuni majade puhul 100, üle 100 ja kui soovib veel droonifotosi ka, et siis on küll selline vastavalt omavaheliselt diilile, aga 80 kuni 120 eurot. Et see ei ole, ma räägin, see ei ole odav lõbu. Et majade poolest jah, kui sa soovid ise müüa ja nagu müüa just, siis ta võib ära tasuda
kui sul on jällegi hästi palju raha ja su aeg ei maksa midagi ja selles suhtes, et siis see tasub ära. aga kui sa väärtustad seda, et võimalikult vähe kulusid oleks, võimalikult vähe stressi, tahad endale uut särasilmset sõpra ka ellu, et siis tasub kasutada või mõelda või kaaluda väikese abimehe või abinaise peale. et see ei ole odav lõbu üldse. Oleks ma seda kunagi teadnud. Ma ei teadnud, et need asjad nagu nii kulukad on. Ma istusin ka alguses suu lahti. Inimesed maksavad, et saada enda vara müüa ja kahjuks tänapäeval on niimoodi, et need, kelle kuulutused on kõige vingemad, need, mis on täitsa nagu fire, et need paraku lähevad esimesena ära. Kuulutuse sisu on oluline, et ei oleks pikka mulli, et ei oleks samas ka ainult mingi paar märksõna ja see on huvitav väljakutse kõikidele. Et kui te nüüd kõik asjad kokku arvutate, siis on puhas teie kulu, mis sealt tuleb. Aga meie kui maaklerid võtame selle endale, selle kohustuse. No tegelikult selle kohustus, me tahame seda teha, see on meie töö, on ju. Aga meie võtame kõik need nii-öelda rahalised kohustused teie küljest ära, et saaksime selle tulemuse, mis te soovite, et see kõik läheb meie kulusse ja meie ei hakka ju teie käest raha küsima selle eest. Ja kui keegi küsib, siis vaata maaklerit. et see on asi, mida võib-olla ei räägita või mida unustatakse klientidele ja inimestele meelde tuletada, et see on meie töö, meie võtame vastutuse, et leida teile sinna õige inimene, kes maksab sulle õiget raha üürika eest, kes ei vea sinna, ma ei tea, salajaloomi, meie teeme talle taustakontrollid, see on meie hinna sees, on ju, et ta eraisik ei saa niisama sellist infot kätte. Lepingud koostame meie niimoodi, et põhimõtteliselt, et ei jääks kaotajaks kumbki osapool, et need asjad, mis unustatakse ära, et ja muidugi võib ise üürika üles panna, sa võid seda kõike teha. No arvatavasti ma teeks ka, kui see ei oleks minu jaoks oluline koht, kui see maksaks mingi 50 eurot ja ma teaksin, et kui see maha põleb või keegi sealt välja enam ei koli ja sest mul pole pidavat lepingut, et siis ma võiksin selle ise panna Facebooki, jah. Et selle peale inimesed ei mõtle, et turvalisus ennekõige. Ja kui sul on võimalus saada tasuta selline abi, sinu jaoks on see põhimõtteliselt tasuta, oleneb, kuidas sa kokku lepid maakleriga, et samas, kui sa armastad oma maaklerit väga ja soovid nii-öelda seaduspäraselt tegutseda, siis sa maksad ise maaklerile, jah, töötellija ja maksab, on ju. Aga tänapäeval see turg on suhteliselt vastuvõtlik ja miks mitte proovida nii kaua, kui võimalik on. Et mõelge need numbrid üle, andke natukene, või olge natuke leebemad nende maaklerite osas või kinnisvara spetsialistide osas, me oleme ikkagi selle jaoks õppinud ja tegutsenud, et olge kurjad, me ei taha halba. Me oleme siin, et aidata ja keegi tahab halba, tulge öelge mulle, ma jään asja korda. Ei ole mõtet siin kellelgi seda turgu sõlkida, kui on olemas tõsiselt hingega tegutsevaid inimesi, kes tahavad aidata. Ja kui kellelgi on küsimusi, kommentaare, andke teada. Kui kellelgi on mingisugune soov, mida ma võiks veel rääkida, mida ma võiks selgemaks teha, siis kirjutage. Ja ma mõtlesin, ma annan paar lisaväärtust ka juurde, et ikkagi, kui te otsustate seda kõik ise teha, te tahate seda kogemuse pärast, teil on täitsa ükskõik, palju teil selle raha kulub, lihtsalt seda, et esimese kuuga ei pruugi ürikas ära minna, et siis tehke nagu arvutage sellise 3 kuu peale ära, nagu korrutage 30 numbrid, välja arvatud fotograaf, see on ühekordne kulu ja mõelge, et kas te tahate või ei taha, kui te siiamaani tahate, siis ma olen veel kirjutanud üles päris sellised nagu toredad soovitused, et näiteks laske enda tuttavad sellise kriitilise pilguga üle vaadata kodu, et kui tema oleks klient, et
kui ta tuleb seda vaatama, mis oleks see, mis teda häiriks siin, sest mina teen seda, mina käin klientide juures, vaatan, mis seal peaks ära panema, mis sealt ei peaks ära panema, et see asi oleks neutraalne, sest et kui inimene otsib endale ikkagi kohta, kus olla, siis tal ei tohi olla seal sellised asju, mis talle silma karjuvad ja tema tähelepanu segavad selle osa suhtes, mis seal nagu tegelikult on. Et las mõni lähedane tuttav, kes on sul konkreetse ausa arvamusega, sellise arvamusega, mida sa vahepeal kuulda ei taha, et kui ta on sellise arvamusega, las ta vaatab selle asja üle, siis ta saab sulle juhendeid anda või et mida võiks natukene ümber tõsta või muuta. Kui sulle tullakse kodu vaatama, ole hästi külalislahke. Üks suurim asi ka, miks päris paljud tehingud ja üüritehinguid üldse nurjuvad mitte maaklerit kasutades, on see, et tekib antipaatia. Ehk siis sulle ei meeldi juba kaugelt näiteks selle ostuhuvilise või üürihuvilise suhtumine, sulle ei meeldi tema aura, sulle ei meeldi tema olemus, no seda ei meeldi sulle, aga samas tema võib olla see inimene, kellel on just see raha sulle kohe anda, davai, tuleb teeb, onju, ja sa mõtled, et ja siis hakkad seal kuidagi omavahel ebamugavalt suhtlema ja tal tekib ka see nõme tunne, et ta saab aru, et ta ei meeldi ja siis ei meeldi teie talle ja siis te jääte kliendist ilma ja ta läheb ära. Selle jaoks on ka maaklerid, oleme need filtrid, et tuleb mõelda, tuleb korra enda sellest turvalisest mugavustsoonist välja astuda ja olla hästi külalislahke, vastama kõikidele küsimustele, isegi kui ta küsib mingi väga teie jaoks tobeda küsimuse, siis naeretage ja vastake ja sest et teie töö on teda aidata ja teie töö on ka endale raha teenida, et siis ja ole aus varjatud puudustega, et kui sa juba tead, et vahet ei ole, kas üürikas või müügikorter, et kui sa tead, et ta tuleb sul sinna, ütle talle ära, kust lekib või midagi, et nagu kust tilgub laest vett, anna talle ämber, ütle sellega, sa pead iga nädala aja tagant iga nädala aja tagant tühjendamas käima, et see kõik võib teile nagu kalliks maksma minna, kui te seda ei tee. Ja jah, ma ei hakka notaritest ja sellistest asjadest rääkima, kuna praegu suunitlesin oma jutu rohkem üüri peale, et seal on veel hästi palju selliseid nüansse. Kõik, praegu on kõik ja nagu ma ütlesin, kommentaarid. Aitäh! Nüüd sellega, kui sa annad selle korteri üürile või tahad üüril anda, lõpuks vaab. Seda on tõsi, sõbrad.